Iga eseme taga, mis siia tuuakse, on otse loomulikult ka oma lugu. See lugu ei pea olema alati nukker, see võib olla ka midagi võib-olla rõõmsat või vabastavat, et saab mingist asjast hoopiski lahti, mida tegelikult enam ei taha. Aga ma nii kangesti tahaksin teada näiteks, mis nende sõrmuste taga, mis lood siin peituvad, kas keegi on pidanud enda kihlasõrmuse ära andma või on ta tahtnud selle ära anda, sest et tahaks eksist lahti saada ja sellest sõrmusest ka tõepoolest valikut on nii palju ja nii palju ilusaid asju ja nagu öeldud, iga asja taga ka oma lugu. Lugu taga võib-olla on paljudel toodetel, mis on pandis, need müüki paraku ei jõua, sest omanikud ikkagi võtavad nad üldjuhul tagasi. Näiteks maalid, väga kallid kellad, väga väärtuslikud ehted, aga harva tuleb neid müüki. Millised lood need siis seal taga on? No võib-olla parematel aegadel on need soetatud, võib-olla praegu ei lähe nii hästi, aga üldjuhul nendest ei taheta loobuda. Luutari pandimaja on töötanud juba 19 aastat. Nende aastate jooksul on nii mõndagi lugu kuuldud. Ja sama palju nagu on lugusid, on ka asju, mis siia letile jõuavad. Siin on ka päris palju antiikseid asju, ma vaatan. Kas need on nüüd kõik kuskilt pööningutelt kokku korjatud? Jah, et need on antiiksed ehted ja samamoodi jällegi meie siis pakume neid järelturul, aga kokkuostjad siis teevad nad graanuliks ja nad hävinevad nagu lihtsalt ära. Et ikkagi jälle see taaskasutus, et mõni äkki tahab veel segada oma kohvitassi hõbelusikaga. Selline uhkem tunne või? Jah, et on selliseid prouasid, kes ütleb, et näed, temale sobib just see hõbekollektsioon ainult sinna, siis meie käest seda saab. Kui palju kollektsionääre ka siin käib ja vaatab ja otsib, et võib-olla leiab sellise erilise tükikese? Ikka otsivad jah, et hästi paljud on pöördunud isiklikult ka minu poole, et kui teile midagi pakutakse, et siis ikkagi pakkuge, ärge kohe müüki pange. Pandimajade äri muudkui kasvab. Näiteks Lombardil on 30% aastas kasvu ja neil on ka käed-jalad nii tööd täis, et neil ei ole aega isegi minuga täna rääkida, aga ma võin vähemalt natukene ringi vaadata, et mida siin pandimajas leidub. Kuld, hõbe, tehnika, tõukerattad, kaupa, mida panditakse, on erinevad. Lisaks ehetele on pandimajast leida ka erinevaid huvitavaid asju. Näiteks siin on üks kitarr. Ei teagi, kas see kuulus nüüd kellelegi, kes oli suur rockstar ja lõpetas karjääri või ma ei tea, ei osanudki lõpuks muusikat teha, aga kitarr oli lihtsalt kodus seismas. Teada ma seda kahjuks ei saa, aga see kitarr igatahes ootab nüüd endale uut omanikku. Kui võiks arvata, et kõige suuremal hulgal külastatakse pandimajasid enne jõulupühi, siis tegelikult on hoopiski augustikuu kõige kibedama tööajaga. Seda võib seostada sellega, et lapsed lähevad kooli ning selle jaoks on vaja osta igasuguseid asju, kuid raha napib. Ajas on muutunud nii klientide arv kui ka põhjused, miks asju pantimas käiakse. Varem nagu inimesed pantisid võib-olla pigem sellise luksuslikuma elustiili, näiteks reiside või autoliisingute näol on siis täna on see olukord võib-olla natuke muutunud, et käib keskklass ikkagi rohkem pantimas. Selline, kui saab öelda keskmine klient, on tegelikult täiesti tavaline inimene, kes töötab, aga kellel on võib-olla jäänud kuu lõpus lihtsalt raha väheks ja siis toobki enda asju pandimajja. Aga siin Lombardi pandimajas on ka viimasel ajal tähele pandud seda, et on palju ärimehi või ettevõtjaid, kes on hakanud asju siia tooma, näiteks mingisuguseid tööriistu või muud sarnast, just selle jaoks, et kas äri siis kasvatada või lihtsalt mitte pankrotti minna. Pandimajade pidajate sõnul ei ole Eesti raske majanduslik olukord massides inimesi neile juurde toonud. Kasvutrendi on siiski täheldatud aastast aastasse. Kui palju aga on neid, kes pandimajja minna pelgavad? Need on need müüdid mingi 90ndate pandimajadest, et see on tavaline teenus, mida ükskõik mis ettevõte pakub, näiteks keemilist puhastust, kellasseppa, kullasseppa, siis meie pakume seda teenust, et siin ei käi, see on nagu mingi selline nõukogude aegne mingi arusaam, et käiakse silmad maas, ei, siin käivad täiesti tavalised inimesed, nad kasutavad lihtsalt seda teenust. Nii Luutaril kui ka Lombardil on Eestis mitmeid pandimaju ning mõlemal on plaanis veel laieneda, sest nii nagu kulla hind kasvab ka pandiäri järjest suuremaks.